ma näen. Natukene, aga kui ma väga pikaks kirjutan, siis ma lähen juba välja. Jaa, sa pead natukene küürus istuma nii, nagu lõsutama. Me käisime täna food truckis lõunat söömas, see oli väga vahva. Ülemis City's on food truckid olid täna. Seal on niimoodi, et seal vist iga nagu kuu mingi teisipäev. Ma ei nüüd ei saagi aru, kas see oli nagu iga teisipäev või iga kuu. Ta on neljapäev. No iga kuu on nagu food truck day, ehk siis nad tulevad ja siis nad, seal on hästi palju erinevaid food truck'e ja siis see on nagu mõeldud ongi kontoriinimestele, sest seal on ülipalju neid office ruume juures ja see oli nii äge kogemus. Ja, ma tahtsin seda lihtsalt rääkida ja katsin, see oli üliäge. Ja ma kõik sodistasin täiesti oma riided ka täis, nii et super. Mul on püksid mingid tomativedelikku täis. Ja sina oled puhas ja? Mina olen puhas, aga täiesti full kõhus. Mu kõht on nii täis, nagu mul on nii raske olnud, tahaks täiega magada. Me just nagu mingi hetk avastame, et meil on täiega dress code täna. Ja me ei teadnud keegi. Aga ma olen siis ma siin üksinda roheline. See on vaata, et kui kõik... Sa pead lähemale vist minema. Ma arvan, et sa pead võtta see lähemale endale. Ma mõtlen, kas... Võtan kätte või? Ja, kuidas sul? Aga kas sa oled vist pimedas? Nüüd ma pole pimedas. No enam-vähem. Ma soovitan ikka laua peal. Okei. Brit on veits siin. Ta teeb siin oma majandust. Lihtsalt muidu ma pärast su heliga on 1-0 nagu läbi. Nii et pigem on hea mikrisse rääkida, muidu pärast läheb kaotsi midagi. Nii. Aga nii räägime. Ei, ma ei tahtnud midagi head öelda. Vaata, see on nagu, et kui kõik tüdrukud lähevad välja, aga siis üks on nagu friend grupist väljas ja siis kõik näevad samasugused välja ja siis üks tuleb teist moodi. Ei, mitte halvaga. Sa särad täna siin rohelises. Nii. See oli nagu see minu selles tantsugrupis, käisime vaata seal purjekal ja siis tegelikult vist oli dresscode lõpuks nagu jäigi nagu beige ja valge, või hästi hele. Ja siis ma jäänud, kes läks roosade pükste ja musta puusi kohale nagu... Ma kogu aeg must lammas olnud trennis, kogu aeg reaalselt nagu. Nii et ma isegi imest, et ma erinevalt olin riides. Ja mida sina lõunaks sõid, kui me sõime siin food trucki burgerid ja friikeid? Ma sõin Solarise keskuses seda Caesari salatit, mis allkorrusel müüakse. See, ma kujutan, et oli ka jube njama. Ja see oli täitsa jube, ma ütlen kogu aeg jube njama, aga jube ei ole hea njamale. See peab olema mingi väga njama. Täitsa njam-njam. Kas mul on otsas mingi juuksukarv? Selline see meie podcast ongi siin. See kõik jääb sisse. Aitäh. Nii, korras. Jätkame. Ütlese jah. Aga meil on täna külas Monika. Johannes on ka kaamera taga. Ja, ta on seal taga. Ta on külas. Ta on nagu Hendri seekord, vaata. Hendrit täna ei ole, siis on nagu Johannes seal taga ja... Aga me mõtlesime, et me natuke tutvustame sind, räägime sinust kui persoonist. Ja me panime nagu timeline'i paika, et mida me teame sinust. Nii, mida te minust teate? No, Henri teadis rohkem. Aga põhimõtteliselt sa vist, me saime aru, et need kõik asjad on toimunud enam-vähem aasta või pooleteise sees. Nii et sa oled väga kirju. Aga sa oled... Võin alustada korraks sellega või? Ma sain, ma vaatasin TikTok üks päev ja siis ärsku vaatan, ma ei tea, kas tohin öelda Õhtulehte või? No ütle. Okei, ühesõnaga, õhtuõhti TikTokis. Ma olen nagu mingi, oh my god, nii tuttavahel. Ja ma olin nagu mingi, ei, raudselt pole Monika. Ma just juba nagu jälle ta on kuskil kohas. Juba jõudis. Ja just. Ja siis järsku vaatan, et lõpus oli näha, et kuidas Liisa küsitles kedagi. Ma ei mäleta, kes see videos oli. Mitte see Liisa, Monika, issand jumal. Ja siis ma nägin, et see oli Õhtulehe mitte kommentaator, aga jah, just. Ei, ma olin seal suvepraktikal 6 aega. Ma läksin juunis mingi hetk ja siis ma tegelikult olin uurivas toimetuses, aga ma olin päris palju päevauudistes ka. Praktikas? Jaa. No nad võtavad iga suvi paar noort, seal tuleb kevadel mingi hetk see taotlusvorm või midagi. No see ongi nagu töö siis või nagu, kui sa nagu eriala ei tee, siis kuidas sa praktikale lähed? See on nojah, see on nagu, no seal tavaliselt on õpilased, kes tahavad ajakirjanikuks saada, aga ma ei nagu, tahan filmi õppida, aga et see on ju ka loo jutustamine, palun võtke mind, smiley. Ja siis võeti ja siis oli tore. Täiega lahe. Aga tuleb, mida me siit õpime, et küsi
küsija suu pihta ei lööda. Just. ja koputa ja sulle avatakse ja nii edasi. Aga saime niimoodi timeline'id, et sa olid noortegijas meediaklubis. Ja sellega seoses vist oli siin see podcasti koolitus. Ja Maria Rannaväljaga. Ja siis sina ja Johannes tulite meie juurde külla koolitusele. Siis Henri pani teile silma peale põhimõtteliselt, et aktiivsed noored tuleb meeles pidada. Siis ja samal ajal te käisite väitlusringis. Ja me käisime küll, juba teati palju minust. Tuli Ajuväänajad. Ja, sest et see on nagu debate, aga nagu podcast. Jah. Ehk siis see Ajuväänajate podcast oli väitlusklubi, väitlus podcast. Natukene, aga mitte nagu õiges väitlusstruktuuris. Ja, mul on selle kohta küsimus. Siin on pikk paus olnud. Kas kuna see väitluse aspekti teiegi natuke küsitlesite, teil tuli väike keskekriis tuli podcastil. Podcastis, jaa. Podcastil tuli, mitte teil. Podcastil tuli keskekriis. Siis kas äkki uuesti millalgi? No see aga tulebki põnev lugu, sest me oleme Johannesega täitsa eri kohtades. Ja meil oli küll, sest meil oli meil alati oli mingi vaidlus mingi teema üle ja siis oli nagu selle teemaga seoses mingi külaline. Aga siis me vaatasime statistikast, et seoses, kus me rääkisime, keegi ei vaadanud ja siis kõik skippisid kohe, kus see lahe külaline oli. Ja siis me mõtlesime, kui oleks ainult formaat, kus on nagu ainult külaline, siis oleks nagu iga teine ja siis me mõtlesimegi, et mida teha. Ja siis samal ajal me hakkasime tegema nagu Jupiteri nagu ühte noortesaadet, nii et siis see jäi natuke kõrvale. Ja mul siin on järgmisena ongi kirjas see Matrix, mis oli see Jupiteri noortsaade. Ja kuidas sellel läheb? Kas te seda teete veel järjepidevalt edasi? Olete selle chapteri sulgenud? Kus chapter on eesti keeles? Peatükk. Peatükki kinni pannud või? No meil on üks osa vist, mis ei ole veel ilmunud või? On. No seal me käisime, see oli enne seda, kui me load saime, või ma sain nüüd load kätte, Johannes veel teeb, aga et siis me käisime, et me tegime nagu eksamit enda sõiduõpetajaga ja siis ta pani puid meile, aga see ei ole veel ilmunud, et see mingi hetk peaks tulema. Aga muidu jaa, sest kuna ma lähen ära, siis me tõmbamegi hooaja selle viimase episoodiga kokku. Millest see saade oli? See oligi nagu selline nagu noored avastavad maailma või proovivad erinevaid väljakutseid. Täiega lahe. Ja mul on eradalt meelde vist esimene episood, mis oli siis, et te küsisite võõrastelt inimestelt tänavalt, et kas nad mingi, ma ei mäleta, mida te küsisite neilt? No me üritasime saada võimalik palju eid, et nagu eitusteraapia. Ja siis me küsisime erinevaid asju, näiteks, et kas nad tahavad meie sõbrad olla, ja siis nad ei tahtnud. Okei. Ja siis kevadel just sa lõpetasid kooli, on ju? Jaa. Siis me rääkisime sellest Õhtule intervjueerist, et Brit juba rääkis seda ka, et peale kooli lõppu sa läksid sinna, on ju? Ja nüüd meil on kuuldused, et sa lähed ülikooli ja kaugele? Jaa, ma lendan 11 päeva pärast vist ära Torontosse ja siis ma hakkan filmi õppima seal. Vau, kui äge. Okei, kas sa tahad ise ka kommenteerida kuidagi seda lühitutvustust, kas me etsime midagi olulist välja, mida sa tahaksid välja tuua enda? Juhiload. Ja, sain enda juhiload, ma ei teagi, no vahepeal kindlasti on mingid nagu projekte ja asju olnud, aga et that's about it, ma ei tea, nagu midagi ülisuurt või lahedat, et see on tulevikus, et praegu ei ole veel midagi, millele nii väga uhkust tunda, et küll tulevikus tuleb rohkem. Järgmine Esko Pro oled või? Ei, jaa. See on ka äge. Aga kus sa selleni jõudsid, et just filmindus? No, ma lõpliku otsuse vist tegin eelmine suvi, sest ma olin nagu kahe vahel, ma tegelikult tahtsin maali õppida ja siis ma tahtsin õppida, no vahepeal ma tahtsin inseneeriat ka väga õppida, aga siis ma lõpuks sain nagu... Maal, inseneeria, film, aga siis film ongi nagu kunst, aga see on nagu tehniline ka väga, ehk siis see on nagu mõlemad ja siis ma nagu, see on nii lahe ja nüüd ma saan seda õppida. Ma veel ikkagi väga ei nagu saa aru, ma saan seda õppida, see tundub nii lahe.
issand, kui lahe. Kas sa siis õpid nagu just seda kaamerate poolt ja operaatori poolt või monteerija või? Meil on Torontos niimoodi, et meil on nagu 2 aastat üldainet, ehk siis nagu kõik nagu produtseerimine, monteerimine, skripti kirjutamine ja nagu baas ja siis viimased 2 aastat sa saad nagu valida, kuhu sa spetsialiseerud lõpuks alles. Okay. Nii et praegu ma ei õpi midagi spetsiifilist, praegu ma õpin kõike, mis on... Mis sellega seondub selle maastikuga? Jaa, ajaluguga, näiteks Kanada filmi ajalugu ja mingi Kanada rahvuskunsti. Issand, crazy. Aga sa muidu oled... Ei, räägi. Kaua see õppe üldse kestab sul? 4 aastat, aga ma olen nagu magistris ka kohe sees seal teises ülikoolis, sest et seal oli mingi programm, kus sa said kohe magistrisse kandideerida ja siis ma kandideerisin. Nii et 5 aasta plaan olemas, võib-olla, no, et praeguste seisuga, jaa. Wow. Ehk 5 aastaga tehtud nii baka kui magistri on ja? Eestis saab ka vist? Jaa, see on ka 5, jah. Meie food truck, kus me täna söömas käisime ja väikse intervjuu tegime. Ei, follows meid. Nii et äkki varsti jagame midagi sisu ja. Võiks meile süüa teha siia. Jaa, nad tulevad siia ja siis teevad kõigile külalistele süüa, näiteks mulle. Ja ma mõtlesin selle üliküsimus, et kas sa muidu oled nagu ka varem kaamerate kokku puutunud või see lihtsalt, kas sinna saab nullist minna, kuna ma tean, et Eestis, et näiteks BFM-i minna, siis on vaja sul ikkagi mingit tausta juba, sul on vaja viia mingeid neid enda varasemaid töid sinna näitamiseks ja mida iganes, et kuidas see protsess, kas sul oli? Jaa, seal oli see, et kandideerimine juba oli detsembris, mul äkki oli 1. jaanuar või 1. veebruar oli tähtaeg ja siis seal oli no mingi loominguline CV, et blablabla, mida sa oled teinud, siis nagu portfoolio ja siis hästi palju mingit motivatsiooni ja soovituskirju kõikidelt. Okay. Kas sa saad sinna kuidagi stipi kaudu või nüüd kannatusõppimine ei ole just, ma eeldan, et soodne? No mul on ülikooli poolt väikene stipendium küll, või noh, nad annavad kõigile hea teinete eest nagu mingi stipendiumi ja siis ma sain portfoolio eest ka. Nii et midagi on ülikooli poolt. Väga hea. Ja ülejäänud tuleb kuskilt, noh, ma ei tea, no Eestis on ka hästi palju mingid stipendiumifonde ja siis vanemad aitavad. Jaa, nii tore. Nii äge, et on selline toetuslüke ka muudes kohtades kuna ka. Kuna näiteks ma ei saa ühtegi stipendiumit taodelda enda ülikoolist. Sest et põhimõtteliselt seal olid, no mina lugesin välja, vähemalt ma ei hakanud kelleltki uurima ka, ma olin nagu mingi, suva siis, ma olin niidiga ka. Et põhimõtteliselt, kui see on osaõppe, sa ei saa stippi taodelda. Aga mul on osaõppe. Meil on ka, sa ei saa ülikoolis töötada, aga kui sul on osaõppe või ja meil peab olema vist, et sa võtad aastas üle 15 krediiti, et sa saaks seal töötada ja stippidele kandideerida. Jah, mul on osaõppe ja siis ma ei saa nagu sellepärast mitte üksik stippi taodelda, kuigi mina olen see, kes maksab, et täiskoormusega ei maksa ju. Nii et... Meil on ka, et sa saad nagu enamus stippidele taodelda, kui sa oled nagu kohalik, aga kohalikel on ju mingi nii palju odavam, palun tehke rahvusvahelistele õpilastele veel rohkem stipendiumi, siis ma oleks väga õnnelik. Palun käi, kes äkki kuulab seda. Ja, et kindlasti mu ülikooli meeskond kuulab, siis ma oleks väga rõõmus. Ja. Tore, nii põnev. Täiega selline kirju taust on sul. Mis sul endal võib-olla üks lemmikumaid projekte on või mis sa nagu teinud oled? No ma arvan, no see oli muidugi nagu huvitav, aga mulle väga meeldis, kui me tegime infosõlme Johannes ja Anetiga, et me ühe projekti raames nagu läksime sinna ja siis me saime kesklinna enda väikse stuudio kokku panna ja siis me saime täiega mingi külalisi kutsuda ja vahva oli. Kas ta oli siis podcasti formaat? Me tegime nagu see oli nagu üle Euroopa Liidu, kuna see oli välispoliitikaga seotud, siis me tegime nagu välispoliitikaga seonduvaid mingeid nagu lühikesid taskuhäälinguid ja siis Johannes toimetas mingeid artikleid, mis ta sai ja siis me käisime noortele koolides rääkimas sellest, mis me teeme. Okei, täiega huvitav. See oli vahva, aga muidugi nagu abituuriumi kõrvalt ma töötasin nagu mitmes firmas ja siis ma tegin neile sotsiaalmeediat ja siis see oli ka nii lõbus, lähed kohale, filmid TikToki, küsid, et teeme väikse video ja siis see oli nagu ka lõbus, siuke väike töö. Täiega lahe.
jah, see oli siis jaanuaris vist oli see, kui Brit käis seal, me saatsime Briti ennast esindama karjääristuudioga. Oli see, ma ei mäleta, mis selle ürituse nimi oli. Kas ta on kõik suured teod või? Siis teid märgiti ära seal galal märgiti teid ära. Jaa, see oli nii Brit ütles selle välja ka selle pildi just täna. Päriselt. Ma olin täpselt nagu mingi ema, lihtsalt mingi uhked lapsed mu ümber lihtsalt nagu. Jaa, sest ma ei teadnud isegi, et selline asja on, aga siis keegi kirjutas mulle paar päeva enne, kui see tähtaeg oli, et te võiksite ka kandideerida. Ja siis kandideerisimegi ja saime seal lahedal üritusel olla. See oli päris naljakas ja neil olid need mingi ülilahedad vahetseenid. Jaa, olid küll, jah. Ma olen kusjuures selle üritusega niimoodi, ma olen olnud kas äkki saatejuht, kõroona aastal 2021 oli niimoodi, et need nagu ei olnud sellist suurt tseremooniate galat, vaid need auhinnad viidi inimestele nagu kätte ja siis äkki mingil 5-3 saatel oli saatejuht, kus siis me läksime vanaline hariduskolleegiumisse, kellelegi andsime seal üle ja siis abituurium või see mingisuguse selle ees ja see oli siis sellises formaadis. Ja siis ma olen midagi veel koos teinud, aga ma olen vist ise käinud ka seal. See on äge formaat ja mul on hea meel, et Tallinna linn teeb seda. Jaa, see oli täiega nice, kus käisime nagu. Kas mitte Liise ka seal ei olnud, sa ütlesid meile, et sa nägid Liiset või? Täiesti võimalik, et ma ei mäleta üldse. Ei, see aasta ei käinud. Ei, minu arust ei teanud see minu arust. Aga varasemalt arvast. Sest ma vaatasin nagu väga hoorikat ringi, et kas keegi on kuskil tuttavad, ma olin täiesti üksi lihtsalt seal nagu, ma vihkan üksi olemist nii väga. Ja siis järsku vaatan, et me leidsime su Johannes. Tulevad minu poole, ma olin nagu mingi nii tore. Aga tegelikult see üritasin megat nice, see oli naljakas, mul nii meeldis see. See polnud nagu see mingi tavaline auhinna üleandmine, et mingi, ma ei tea, et kandidaadid on ja siis hakkab lugema seda, võt seal nagu oligi vahepalad, kus oli 2 tuntud näitajat oligi vist või. Ja siis tegid, ma ei mäleta, mis tegid seal, nad mingi laulsid ja räppisid ja tigu ja. Äkki me küllin see aasta. Teab kõik. Ma ei tea. Aga ma mäletan küll sama asja, millest räägite. No, aga miks me sind ei näinud? Ei, aga minu meelest Brit ütles, et ta nägi Liiset kaugel. Aga miks ma ei läinud siis Liise juurde? See oli see jaanuar või veebruar. See, jaa. Ja minu meelest oli seotud siis veel nagu teise ettevõttega. Äkki ma käisin jah nagu esindaja, äkki me olime nomineeritud koolist meie spordivaimuga. Olid küll. Kristel oli ju seal, ma nägin küll. Jaa, võib-olla siis oli aktiiv ka. Ja mis meil oli aktiivikaid ka. Me oleme ühe korra saanud selle tiitli ka, vist äkki mingi noorteorganisatsioon spordivaim. Aga see aasta me olime vist äkki nomineeritud lihtsalt. Okei, see selleks. Äge. Jaa. Ja siis meil natukene mõtlesime, et me räägime ka nagu tööst, kuna tegelikult see peaks olema väga süke, me võtame oma nädala kokku. Nii, mis teil juhtus see nädal? Aga enamus aja me lihtsalt latrame, nii et me nagu katsume seda töönootsi sisse tuua. Igatahes sellest food truckist me rääkisime, meil oli laudsu kutsu kaasas. Oli või? Kas ta sai ka süüa midagi või? Jaa, friika. Minult sai ühe friika. Ta oli täna nii toredasti töögraafikus ka Marshall kella 1 kella 3 või mis seal oli. Tal oli ka jah. Ilusasti koodus saab kindlasti palga kätte. Jalg tuleb siit alt. Ma panen sirjaks, ma laks palju vaatama. Nii. Ja siis siin oleme natukene sisul olnud. Sisu on vist põhiline praegu, mis meil toimub. On omal fookuses. Ja siis TikTok oled näinud meie osa? Mingid kunagi olen küll, et oled, kui sa oled töö juures ja mingi Ja me taas elustame neid sketše just praegu. Meil praegu on olnud Tööinspektsiooni, saad aru, et meil on 11 000 vaatamist Tööinspektsiooni videodele. See on päris äge. Inimesed küsivad selle küsimusi ja see on jõhkralt äge. Ja kui sinulgi on mingisugune küsimus, siis ära pelga neid meile saata kas Instagrami või TikToki või kommenteerida ja me saame äkki ka Tööinspektsioonit või kellelgi muult vastused ka. Ja ma tahtsin just lugeda näiteks ühe selle mingi kommentaari ette Monikale ja öelda, et ta lahendaks selle ära. Lahendan ära või? Okei, ma kuulan ja lahendan. Kuna sinna tulid nagu kommentaarid ja siis ma ei oota sinult nagu päris lahendust, ma ootan sinult mingit vastust. Põhimõtteliselt jutt oli siis sellest, et kas tööandja tohib sind sundida lahkumisavaldust esitama? Ma arvan, et ei tohi. Aga et võib-olla ma ise tahan esitada lahkumisavalduse, kui ma ei taha, et keegi vallandab mind.
ja inimene ise tohib nagu lahkumisavaldus esitada, et ma nüüd lähen ära, aga tööandja ei tohi sind sundida. Kirjuta nüüd lahkumisavaldus, mitte ei koonda, vaid sest et kui ta koondab, siis tal peavad olema ka koondamisrahad, on ju. Et siis tihti surutakse seda lahkumisavaldust just. Ja siis üks kirjutas just, et 3 päeva tagasi, et loomulikult ei tohi, aga tihtipeale peale keeldumist just korralik ahistamine algabki. Et kui sellest keeldud, siis pigem just hakatakse rohkem kiusama või, et sa ise esitasid tagakiusama, et sa ise nagu lahkuksid. Kuidas sinul kogemused tööga on? No selles suhtes tavaliselt on ikka hästi lõppenud, et mul pole tööandjaga sellist konflikti olnud, et pigem on olnud see, et ma ise nagu, kuna mul on mingid suvetööd, et siis ma nagu on väga tähtajaline leping ja siis olengi seal, kuni ma olen pidanud olema. Et veel ei ole sellist olukorda olnud, aga tulevikus ma tean, et kui keegi ütleb, et esita lahkumisavaldus, siis ma saadan küsimärgi ja ütlen, palun koondage. Et kui on hädasti vaja, on ju. Sa oled nii rahumeelne ka, ma ei kujutaks, et sa faidiks kuskil. No ei, ma pigem oleks jah, et saadan lahkumisavalduse. No selles mõttes, et jah, ma pigem oleks süge, et kui juba oleks süge konflikt, et siis ma pigem tahaks kiiresti ära minna sealt. Jep. Jah, see on selline keeruline valdkond. Ja, aga seda sisu me praegu oleme loomas siis näiteks sketše uuesti ja siis tegime just vlogi. Ma nägin seda Instas, kui me panime just täna vist riilile, sa olid suht esimene inimene, kes seda like. Ja ma panin Heart Eyes, fänn. Ja, et siin katsume teha nii palju kui saame. Aga homme me lähme ka Tööinspektsiooni. Nii et tahaks, et küsimustele nagu, äkki sul on mingi hea küsimus? Tööinspektsioonile või? No see pole väga hea. Aga näiteks vaata, et kui sul on kodus lapsehoidja, on ju, ja siis mõned panevad enda koju kaamerad üles ja siis sa pead seda vist enne kommunikeerima inimestega, aga samas kui see on sinu kodu ja keegi tuleb sulle mingi sinna külla, et kas sa pead... Näiteks kui sul käib koristaja ja sul on nagu kaamerad kodus enda turvalisuse eesmärgil, et kas sa pead seda ütlema või? Jaa, no see mul ei ole vahet, mul hetkel ei ole kodus kaameraid ega koristajat, aga et kuskil nägin seda arutelu, et vist ikka pead. Nii huvitav küsimus. See on päris hea, jah. Kuna nagu see on ju sinu kodu. Jaa, sul on õigus näha, aga ma arvan, et sul on ikkagi õigus, et sul on ikkagi kohustus kommunikeerida. Kuna kui ettevõttes on kaamerad, siis tuleb ka öelda seda. Jaa. Aga seda ma ei teadnud. Ma mõtlesin, et alati on õigus nagu hoida. Ma just tegin TikToki nägin, kus üks naine rääkis, ta laps läks nagu mandlopile ja siis ta tegi nagu TikToki sellest, eks ju, kus ta lapsega möllab seal ja siis pärast mingi kommentaarid sinna, et huvitav on see, et pärast mingi turvamees vaatab seda palatit ja siis seal on nagu nii-öelda kaamerad, et näeb, et sa nagu tantsid oma lapsega seal, eks ju. Ja seal tekkis haige arutelu, et nagu, et kas päriselt nagu haiglapalatites on kaamerad või? Nagu need, mis on üksikud toad nagu. Äkki on? Ei, tegelikult ei tohiks olla. No see vahet riideid seal. Jaa, aga kõik on nagu mingi on küll, on, vaata. Ja ma olin lihtsalt nagu mingi what? Kuna sul ei tohi isegi vangi selles kongis olla ju kaamerates. Aga minu arust psühhiaatri haiglas küll tohib. Vist just kuskilt oli midagi ja siis oli või äkki kas see on üldse vangla mingi kinnipidamise asutus midagi, kuskil oli räägiti meedias sellest, et üks vangla ei pea nagu eeskirjades kinni ja siis seal oli nagu toodud välja üks fakt, et seal on nagu näha kaamerapildis nii-öelda siis WC osa ka, et siis see on nagu ebainimlik, et nagu... Brit kardab paaniliselt neid piklikke kaameraid. Ma ei saa nagu juttkaamerad, mul hakkab nagu päriselt nagu vastik. Aga jah, et isegi vanglas tohib kaamerat olla, nii et ma ei usu, et nagu mingi haiglas või mingis koridorides, jaa. Ja koridoris ja koolikoridoris tohib ka olla, näiteks klassiruumis. Aga mõtlengi nagu palati, nagu klassiruumis ei tohi minu arust olla. Ei tohi, jah. Jah, see on nagu... Igal juhul, aga see... nädal on olnud natuke rahulikum meil tööres, kontoris rohkem nokitsemist ja mingid töötlesime eelmise nädala materjali ja nüüd siis, aga meil on suht palju filmimisi ees
ehk siis kui saab tehtud, siis jagame teiega. Järgmine nädal me lähme kolmapäeval niimoodi, et me oleme 10 neljapäeval Haapsalus. Minu ma ei tea, kuidas teil siis lõpuks on, minu tööpäev kestab kella 3-st kella õhtu kella 10-ni. No meil ka. Tulete ka ikka? Kui tulen, jah. No vaatab. Brita oli niimoodi, ei tea, kas ma tulen. No ma cancelasin oma mingid asjad ära selle pärast, kuna ma sain aru, et see on kohustuslik. No ma tulen või no mina olen film ja mina pean minema. No ma tulen siis, kui mul pole trenne. Ma ei tea, kuidas mul praegu olema need. Nii et ma nädalavahetusel panen kirja midagi sinna. Ühesõnaga lähme aftermovit tegema ja siis paneme sealt kokku materjali. Ühesõnaga tuleb kihvt. Ühesõnaga mina pean kindlasti kohal olema. Räägime sellest, mis tänu hommikul Annabeliga tegime Liisale. Mis te tegite? Nii. Me ei saa väga seda kohta nimetada. Ärme ütle kohta, ütleme lihtsalt. See tseen oli minu jaoks väga lahe. Nimelt astun mina siis mõni minut oli 11 läbi, istusin siis kontorisse ja vaatan parandala silt Liise. ... Ja siis mõtlen, mis see nüüd on? Mul ei ole ju sünnipäev, mul ei ole mingit tähtpäev aina. Liise Lülivaid ka muidu ta karjub. Tšau! Ja siis ma jootsen ta ära. Ja siis aga ma kuulsin, et siis läksin tipa-tappa edasi ja siis järsku vaatan, 2 tšekki seisavad, paberid käes ja siis ma tõstan nüüd pilgu üles ja siis ühe paberi peal on kirjas, et ära sega vahele, kuula mind ära. Ja siis teise paberi peal oli kirjas, et toetame sporti. Ja võin see pilt sinna jätta. Me saame pildi panna ekraanile. Ühesõnaga ma olen juba välja saanud still. Tüdrukud tegid ettepaneku, et me võiks toetada ühte spordikooli ja siis selleks, et seda presenteerida siis meie bossi Henrile, siis oli vaja, et mina oleks ka nõus ja siis ma seisin niimoodi nii ja millal ma ei saa isegi midagi vahele sagada, kui mitte midagi ei räägi. Me ei räägi mitte midagi, Liisa tuli sisse ja siis Liisa küsis küsimusi, meil lihtsalt mitte ütleks sõna ja siis me põhimõtteliselt rääkisime tal loo ära ja siis ta oli mingi jaa. Siis ma ütlesin Britile enne, kui Liisa tuli, et Liisa oleks nagunii see, kes ütleks, sport võidab alati. Alati, ma olen palju spordivaldkonnas tegutsenud ja siis et karjääristuudio võiks ühte spordikooli toetada ja siis Henrile ka see mõte meeldis, nii et vist meeldis, jah. Samast ütles ta nagu sarkastis, et muidugi toetame. Ja, okei. Ei, ta oli ülitiitis selle peale, kui ma rääkisin loo ära. Seal on tagataustal on hästi ebaõiglane lugu, aga siis lähme ka toetame. Või no vähemalt meile nagu kus ma ütlen seda. Me tegelikult ei tea, mis nagu päris tõde vaatan, aga lihtsalt nii on nagu kirja pandud, nii et me nagu lähtume sellest. No pärast arutame pikemalt. Aga ta vist on selline nagu pro bono ettevõtmine meile, et nii nagu et me lihtsalt tahame toetada mingi, et neid nähtavaks teha pigem. Jah, et olla selline nagu tehniline sponsor. Et me lähete filmima neid. Ma ütlesin ta, et ma võin oma nagu mitte palga jooksmise ajast vaata, et lihtsalt omal vabal ajal minna käia filmimas ära, monteerida pärast küll töö ajal, aga kui kõik on sellega okeid, on ja et lihtsalt nagu teha midagi. Meile. Võinud. Armas ju. Täna. Ja mis sinu nädala lõpuga saab? Nädala lõpuga, no... Kas on elevus ka sees, et 11 päeva pärast sõidad nii kaugele? No natuke on põnevus, aga mul on nagu kõigil andeks... Sul on viimane nädalavahetus siis või? Ma ei ole vist. Järgmine on ka vist äkki. Okay. No, et mul on nõnda, et kui ma sinna lähen, siis nagu piiri peal vaadatakse kõik dokumendid üle ja siis nagu viisas saab nagu study permit. Et ma loodan, et ta saab mind üle piiri, et kõikidel on seal vist mingi viimane eksaminatsioon. Aga võibolla see on nagu ainult nagu formaalne, et tegelikult nad tahavad mu passi näha. Ma ei tea, mis seal saab. Üks mu lennukaaslane läheb päev varem, nii et siis ma juba kuulen kõige. See väga hästi. Nii, ma tunnen, et selleks peab olema tohutu julgus, kui sa lähed nii kaugele. Ma ei suudaks. Ja nii nagu pikaks ajaks. Silmad peast välja nagu selle asemel nagu. Nüüd ongi viimane see nädalavahetus pere ja sõpradega. No jaa, või mu emme ju kolis Viljandisse, nii ma enamus aega on üksinda, sest mul teine pere on Saaremaal, emme on Viljandis, siis ma olen siin nagu üksinda. Pakin enda kohvrit ja värki. Nii julge samm. Nii julge. Väga toetame ja anname teada, äkki meil isegi õnnestub teha. Kas sa käid Eestis ka? Ja ma tulen 22 detsember tagasi juba. Juba tead, kuupäevaliselt nii hästi peast. Jaa, ma just sain lennupiletid ju. Aga siis saad meile võib-olla külla tulla ka seal mingil hetkel ja siis rääkida, kuidas kogemus on olnud. Ja kas on olnud tore? Ja ei, ma usun, et on väga tore. Ja ma arvan, et on väga tore.
Ei, te peate sinna lendama ja seal saadet tegema ja siis oi! Kõned peale. Kuule, kas Ameerikasse või sinna? Henri. Teeme talle nii, nagu täna hommikul tegime, vaata. Henri, please, lendada peale Kanadasse. Ja, et teeme, et kõik karjääristuudiod tuleb sinna Torontosse, siis me saame iga nädal podcast'e teha hoopis koos. Oh jah. Dream big. Jaa. No tore. Aga hakkame otsi kokku tõmbama. Jaa. Täiega mõnus jutustamine olnud. Nii äge, ma arvan, et sa tõid väga palju värskust ja rohelust meile. Ja rohelist, sest kõik on valged ja vaata blondid ja siis on nagu tumedad. Ja kõik matchivad kuidagi ja siis ma nagu tere. Panimegi külaline vaata. Jah, kohe erksam. Võt, nii et me tõmbame otsast kokku. Ootame jätkuvalt teie küsimusi enda TikToki, enda Instagrami ja kui teil on soovi mõtted meie koostööd ka teha, siis karjääristudioe.ee/koostöö. Ma tunnen, kuidas mu peppu alt veriseb, kuna maja ees on ehitustööd. Ära hakka. Tunnen seda, kuidas kes nägi eelmist episoodi, siis. Davai, järgmise nädalani. Tšau!